Tere, Helen! Tere! Me kohtume siin restoran Kohvik Mood ja see on selline kaunis, ilus, smaragd roheline diivan, kus me saame rääkida täna jällegi vaimsest vägivallast ja nartsissismist. Kuidas sina sellega tuttav oled? Minu elu on väga sügavalt puudutanud just nartsissistlikke suhteid, nartsissistlikke peremudeleid. Ma kasvasin esiteks nartsissistlikus perekonnas, kust edasi ma jõudsin nartsissistlike suheteni. Täna ma olen kohas, kus ma murdsin selle mustri enda jaoks, et enam see mind ei puuduta. Kuid võib-olla siis ma jagaksin seda teekonda. Palun tee seda. Jaga meile seda teekonda, mis on selline hirmu äratav ja palju raskusi oled sa pidanud sellest läbima ja kannatama, aga sa oled ka nii-öelda sellest välja tulnud. Aga me jõuame ka selleni, kui sa oled selle enese tervendamise protsessi läbinud, aga enne seda veel, et kus see sinu jaoks sai alguse? Nii, esiteks siis kõik algasigi kodus, kus ma kasvasin lapsepõlves. Siis ma ei osanud aru saada, et ma tundsin, et midagi on väga valesti. Ma enda sees sõnastasingi, et midagi on väga valesti. Ma ei saa aru, mis siin on, aga midagi on väga valesti. Mis tunne see oli lihtsalt väga valesti? Kas see oli kuidagi ärev või konfliktne enda sees või? See oli selline tunne, et ma pean ennast kaitsma. Ma ei saa mitte kedagi siin perekonnas usaldada. Ma ei saa kellegi sõnu uskuda. Mul oli müür endal ees. Ma reaalselt kaitsesin ennast ja ma kaitsesin ka selles suhtes, et ma panin reaalselt oma toa ukse kinni ja ma ei lubanud kellelgi tulla sinna sisse. Ja ma ei rääkinud mitte kellegagi, kui ma rääkisin, siis distantseeritult. Enamjaolt ma olin täiesti nagu vait. Mitte kunagi ma ei olnud kunagi sellises ühenduses ühegi oma pereliikmega. Isegi kui keegi midagi küsis, üritas midagi. Mul oli juba, siis ma ei teadvustanud seda praegu tagantjärgi, kui ma sellest räägin, ma saan sellest natukene aru. Aga tookord ma lihtsalt tundsin, et ma nagu selline hirmutunne ja selline, et ma lihtsalt ei tohi, ma ei saa, ma pean kõik endale hoidma ja äkki midagi juhtub, kui ma midagi ütlen välja. Ongi, mis ongi nartsissismiga seonduv, millest ma nüüd täna saan aru, et minu arvamused, minu soovid, minu vajadused ei ole oodatud ja kui ma need välja ütlen, siis need lükatakse tagasi, tehakse maha. Mis iganes karistus sinna järgneb, mida ka teinekord juhtuseks. Ja sealt edasi mul tegin hästi varakult otsuse, et esimese võimaluse ma kolin siit kodust ära. Ja mul tekkis see võimalus, kui ma olin 15 ja kolisingi kodust ära. Mul kohe ei olnud nii-öelda sellist kohta, kuhu kolida. Et ma leidsin hästi noored siis esimese suhte. Kolisid temaga kokku siis? Jah, mitte päris kohe alguses ma olin paar kuud lihtsalt. Kuna ma tol hetkel elasin sellist elu, et sõbrad olid siin, sõbrad olid seal, et esialgu mul justkui ei olnud vaja sellist nagu konkreetset elukohta, sest niikuinii kogu aeg kutsuti, et tule siia ja olin ühel peol, teisel peol, selline teismelise elu. Ja siis ma kolisin kokku esimese noormehega. Me elasime koos umbes 3 aastat. Ja sealt edasi algaski minu selline täiskasvanu elu, kus ma esialgu tundsin, et kui ma kolin sealt kodust ära, siis ma saan elada nii, nagu mina soovin. Ma alati väga tugevalt tunnistasin, kuidas mina tahaksin kunagi välja näha, millist elu elada, millises majas elada, mis igas. Ma väga unistasin sellest. Ja ma teadsin, et kui ma sinna koju jään, et siis seda ei juhtu mitte kunagi. Ja ma kolisin sealt kodust ära oma elu peale ja siis ma mõtlesin, et okei, nüüd ma enam seal ei ela, nüüd ma saan elada nii, nagu mina tahan. Ja järsku ma avastasin, et ei, ma ei saa elada nii nagu. Ei. Mis sa siis tegid? Mis ma tegin? Ma enda sees tundsin sellist
kuidas ma ütlen, kohati jõuetus ja kohati ahastuse momenti ja kohati sellist nagu ei, nagu see ei jää nii olema, et nii ei saa olla. Ja ma ei usaldanud mitte ühtegi psühholoogi, mitte mingit nagu abi tollel hetkel. Ehk siis ma tundsin, et mul on ainult mina ja ma usaldasin ainult nagu selles suhtes iseennast. Ja ma hakkasin võtma endale jälle sellist nagu kapseldunud aega, ehk siis ma võisin tundide viisi istuda üksi kuskil, kas mingis looduskohas, kuskil jõe ääres, kus iganes, kus ei olnud mitte kedagi. Ja siis ma lihtsalt olin iseendaga, ma mõtlesin, miks need asjad niimoodi on. Ma lihtsalt hakkasin juurima seda. Miks mu elus on sellised inimesed, miks ma olen siin kohas, nagu, no siis ma tundsin, et mina teen asju valesti. Ma mõtlesingi, et mina teen asju valesti, mina teen midagi nii valesti, et minu elu on selline. Et mu unistused ei täitu, need asjad, mida mina soovin, neid ei tule. Tuleb mingi vastupidine, mingi sündmus, mida ma justkui ei ole küsinud või mida ma ise tunnen, et ma ju ei vääri seda, aga ta ikkagi on mu elus. Ja kuidas sa nii noorelt majanduslikult kas või hakkama said või kuidas sa elasid ilma vanemliku toetuseta? Ma elasin kogu aeg ilma vanemliku toetuseta. Ma ei osanud arvata, et keegi võiks mind kuskilt poolt toetada. Ja selle koha pealt võib-olla mul ongi ka mingisugune kaitseingel kogu aeg olnud, et mingil määral elu ikkagi toetab sind, kui sa oled oma rajal peal, kui sa ajad oma asja, siis... Said sa majanduslikku toetust siis oma tolleaegselt boyfriendilt või sa läksid varakult tööle? Kuidas sa seda ise üleval suutsid ennast pidada nii noorelt? Ma lihtsalt arvutasin selle rahaga, mis mul oli. Mul ei olnud seda palju, aga lihtsalt sain aru, et mul on see summa, mis iganes mingil eluperioodil oli, ma lihtsalt elasin nii, nagu see raha lubas. Rohkem seal ei olnud mitte midagi. Ja, et siis algaski selline katsumuste moment, kus ma üritasin sellest kõigest nagu välja rabeleda. Ja sellest nii-öelda survest või justkui sellest, et sind kui sinu arvamusega ei eksisteeri, sa mõtled just seda vaimselt poole pealt või? Enesearengu? Ja, just see, et narsissism võtab minult minu elu ära. Ja ma tahtsin, et mina saaksin oma elu, oma unistused, oma olemuse, oma isiksuse kätte, mida ei olnud. Ma olin see, siis kui ma läksin kodust ära, kes kuskil seltskonnas kodus, uues kodus, kus iganes paneb omale ukse kinni ja nagu mul on hästi mugav olla üksi. Ma seda tunnen natuke siiamaani, et kui ma olen üksi, mul on nii sügavalt mugav ja turvaline olla. Aga see ei pea nii olema. Ma tahan elada oma unistusi, ma tahan suhelda, ma tahan enda ümber inimesi, kes viivad mind edasi, kellega tekib connection ja nii edasi, eks. Et see ongi nagu käib täisväärtuslik elu juurde ja kõik väärivad seda, aga mul seda sellel hetkel ei olnud. Nii et sa hakkasid siis enesearenguga tegelema, aga peale selle sul oli veel siis see suhe, kus sa alustasid ja peale oma vanemate juures tulekut, sa alustasid siis selles suhtes. Kuidas see välja nägi? Mis seal toimus? Sellest on juba nii palju aega möödas, aga esialgu, kuna ma tutvusin oma siis ex-boyfriendiga läbi sõprade ja tal oli selline kuvand, võib-olla loodud ka sõbranna poolt rohkem mulle, et ta on nagu selline ülihoolitsev, ülitore, nagu hästi selline, et nagu ma tahaks ka teda endale ja nii edasi. Et hästi selline kuvand loodi. Milline see suhe oli? No seal oli jah, ma mõtlen sellega siiamaani. Esiteks inimene on arvutisõltlane. Teiseks, ta töötab kõigele vastu, mida mina üritan ehitada, et meil on nüüd selline elu koos
Mul tekib peas, et tahaks, meil võiks oma kodu olla, võiks, ma ei tea, siis me olime, tõesti mina olin 17 ja nii edasi, et võiks olla autojuhiload ja võiks olla mingi haridus ja mis iganes ma suutsin genereerida, et mis kõik võiks olla, on ju. Ja tal on, et jah, kõik võiks olla, aga järgmine hetk ta kui ma üritan, ma ei tea, raha säästa selle jaoks, on ju, ta kas kuidagi suudab selle kõik ära kulutada täiesti nagu X asjade peale, et seda lihtsalt ühel hetkel mul ei ole seda, mida ma juba ehitasin nagu valmis. Kui ma tahtsin kooli minna, ta tegi mida iganes, et ma ei jõudnud sinna kooli lihtsalt, mida iganes. Ma ei tea, võttis kas või mu jalanõud ära kuskilt igalt poolt või nagu mis iganes, et ma ei saaks sinna kooli minna. Ja sealjuures ta alati süvendas seda nagu läbi sõnade, et sa ei saa seda haridust või kui mina mõtlesin, et okei, et ma tahaks kuldmedalit, ma võib-olla ei jõua teha, aga äkki teeks hõbemedali peale keskkooli, on ju. Ei, sa ei saa seda teha, mis mõttes, see ei ole, see ei saa. See ei käi niimoodi. Et siis oli tegelikult nagu sinus see usk puudus ka sinu boyfriendil. Samamoodi nagu siis ma sain aru, et kui sa rääkisid natukene eelnevalt oma vanematest, et neil ka midagi kunagi ei piisanud, et kõik algas sellest enesetundest, et sa olid küll täiesti viieline õpilane ja väga tubli aga see enesetunne oli, et midagi, et sa ei ole piisav. Et siis see nagu natukene selle boyfriendi puhul, ma saan aru, see jätkus. Ja me elasime 3 aastat sellise dünaamikaga koos, aga ilmselt ma olingi sellega harjunud, kuna mul kodus oli samamoodi, et mida iganes ma tegin, esiteks oligi see, et ma ei rääkinud juba oma vanematele mitte midagi. Aga teiseks oligi see suhtumine, et kogu aeg kõik on nagu valesti või näiteks ma ei suutnud väga selge näide, kui ma ei suutnud kehalises kasvatuse tunnis teha kaasa mitte midagi. Ja alati tuli kodust see, et sa ei viitsi teha, sa lihtsalt oled laisk, sa ei taha, sa ei saa aru, et tunnis peab kaasa tegema. Mingid sellised klausid, on ju. Tegelikult mul oli, ma sain 14, on ju, et oli välja, et mul on koormusastme, ma ei olegi võimeline jooksma. Siiamaani ma ei jookse, ma ei tee selliseid asju, ma ei saa neid teha, mul tulebki meil jääb hing kinni ja nii edasi. Ma käin küll tänaseks jõusaalis ja nii edasi, aga ma tean oma piire ja see on teistmoodi, eks. Aga kodus sellist toetust ma mitte kunagi ei saanud, vastupidi just seda, et mina ei viitsi, mina jälle midagi. Oled nagu süüdi või vale, et ei tekinud nagu sellist arutelu, et kuidas leida lahendust, vaid mitte kunagi. Isegi kui ma küsin, isegi kui meil oli perekonnas see astma nagu sees, et see ei olnud selline nagu, et nad ei teaks, et äkki on niipidi. Et see näitabki seda, et kui on nartsissistlikud mustrid, siis ei ole asi selles, kui hästi või kui õige ma olen või mis iganes. Neil lihtsalt loeb see, et nad saavad su alla suruda, nad saavad su teha ebavajalikuks. Viiagi selleni, et ma tunnengi, et see ei ole tähtis ja äkki ma kujutan ette endale, et mul on tervisega midagi viga. Mina elasingi niimoodi, ma mõtlesingi, et äkki ma tõesti ei viitsigi. Ja ma uskusin äkki mul on midagi viga. Ja ma uskusin sügavalt, et ma olengi laisk ja ma ei saa hakkama ja nii edasi. Ma mäletan, kui ma läksin esimest töökohta ja ma uskusin oma peas, et ma olen laisk ja siis ma lähen tööle. Ja siis tuli see, et ma tegin kõige rohkem hästi intensiivselt tööd, on ju. Nagu ikka, kui sa nartsissistlikus dünaamikas oled, siis sa alati püüad nagu hästi palju, veel rohkem. Ja siis ma läksin sellises olekus tööle ja ma tegingi hästi palju, hästi intensiivselt kogu aeg olin. Ma tegin 27 päeva järjest ja kogu aeg olid ületunnid ja nii edasi. Siis ma mõtlesin, et aga Pekki, ma olen ju laisk, et kogu aeg tean, et ma olen nii laisk, et siis ma mõtlesin, et ma ei tea, et äkki ma lihtsalt üritan, iseendaga rääkisin oma peas niimoodi, et äkki ma lihtsalt üritan nendele näidata ennast mingis paremas küljest. Ma üritan endale loogikat leida, miks see asi niimoodi on. Et miks ma olen nii nagu tegelikult nagu justkui väga töökas, aga samas usun, et ma olen laisk. Et see konflikt nagu iseenda sees, eks ole. Et nartsissistlike vanemate puhul ongi ju tegelikult vajadus nii-öelda sind teha saamatuks ja kontrollida.
et see on nagu selle puhul selline raske taluda, miks tõmbabki nagu selle hinge kinni nii-öelda. jah. Ja sealt, kui sa selle vanemlike vanemate juurest nii-öelda ära tulid, siis oli selle boyfriendiga, räägi sellest boyfriendi poolest ka natukene, et mis see boyfriend sinule, kui ta ei uskunud sinusse, sinu kooli edukusse, et mis seal veel oli mingisugused märgid, kuidas sa ära tajusid, et see on väga sarnane nagu kodus? Siis ma kusjuures ei tajunudki, ma tajun seda praegu nagu aastaid hiljem. Ma läksin selles suhtes tookord ära. On 3 aastat elasime koos, siis ma lõpetasin. Ma leidsin omale uued sõbrannad. Võib-olla toon selle ikkagi siia sisse, ma sain ka emaks ja ma sain lapse selle Normega. Ja ma leidsin seetõttu uued sõbrannad, kellel on ka lapsed ja kellega ma rohkem võib-olla ühildusin, sest ma olingi nii noor ja siis oli see filter, et need vanad sõbrannad jäid nii-öelda distantseerusime. Teemad ei olnud lihtsalt enam nii ühised, et ei olnud enam neid pidusid ja nii edasi, et oligi rohkem sellised perekondlikumad teemad. Kui vanad sa lapse said? Ma olin 17. Sa olid selline noor siis? Jaa. Kuidas see lapse kasvatus on olnud siis teise vanemaga? Teine vanem on rohkem sellises lapsehoidja rollis. Ta ei osale mitte kunagi, mis iganes, ma ei tea, kool oli vaja ära vahetada, lapsel on ATH diagnoos, sellega on vaja tegeleda, kõik see, kas või paberimajandus seal, Rajaleidjas käimine, lapsele toetuse otsimine, et kuidas, et okei, ta on nüüd mul ATH-ga, lisaks on autistlikud jooned mõned, et kuidas ma saan ikkagi teda toetada, kuidas, minu mõte on selline, kuidas ma saan teda toetada, kuidas ma saan ikkagi ta tugevused välja tuua, et tema saab elada, et okei, ma olen selline, aga tegelikult mis siis, me kõik oleme erinevad nagunii, et vahet ei ole, ta võib, nagu ta sööb mulle oma menüü järgi mingi konkreetseid asju, see on väga kitsas. Asjad peavad olema täpselt eraldi, midagi kokku puutuda ei tohi, mingit tükke kuskil sees olla ei tohi, mis iganes, aga riietega samamoodi, et materjal peab olema täpselt selline, nagu talle sobib, ei tohi olla liiga kõva, ei tohi olla liiga pehme, varruka ääred peavad olema täpselt siin joone peal, ei tohi olla kuskil nagu siin või mis iganes. Et samas ma arvan, et kui ma ennast vaatan, mina söön ka iga päev, mida mina tahan, mina kannan ka seda, mida mina tahan, mis on mulle mugav. Minu jaoks ei ole probleem. Et mina otsisin seda, et kuidas seda võimalikult hästi toetada. Ja mul on hea meel, et ka lapsi tunne, et oleks midagi viga. Et ta lihtsalt võtab, et olengi selline nagu vahet ei ole. Aga siis ongi see teine vanem siis, kes võiks ka selle osaleda, aga kes mitte kunagi ei osale ja kes arvab, et see on välja mõeldud, seda ei eksisteeri. Laps on lihtsalt halva iseloomuga. Kõik sarnased mingid vabandused, mida nagu, mul oli ka kunagi kodus samamoodi, eks. Ja ma lõpetasin selle suhte ära, ma üritasin meil siis, et ma sain aru, et see ei olnud tervislik või mind kuidagi toetav ja ma üritasin läbi uute suhete leida siis seda toetavat versiooni, sest ma ju peaga saan aru, mis see võiks olla, ma saan aru, mida ma tahan. Aga järgnevates suhetesse tuli ikkagi need narsissistlikud jooned esile. Kas siis oli kõige leebemal viisil oligi see majanduslik vägivald ühes suhtes, et kõik justkui oli nagu toetav ja hästi, aga siis oligi tuli majandusliku poole pealt see välja, et seda me ei saa lubada, sest sul ei ole nii palju raha vaata või nagu mis iganes sellised sarnased situatsioonid. Aga see oli nüüd keegi teine või see oli lapse isa? Jah, see oli edasi. See oli järgnev suhe. Jah, et mõte ongi selles, et erinevad mis iganes narsissistlikud jooned lõid nagu igalt poolt läbivalt välja.
et ikkagi selline tunne siis nartsissistlikes suhetes jätkuvalt oli selline tühistamine, enda eest pidid sa nagu võitlema, tundsid, et sina oled nagu ära lükatud või üksinda või selline sellist toetust kui sellist või sinu tõstmist sa ei tundnudki nendes suhetes. Ja samal ajal ma olin nii harjunud, et oligi see jälle selline konfliktne olukord, kus ma ise tundsin, et ma ju ei taha seda, aga samal ajal see oli minu jaoks nii familiaarne, et kui ma tutvusin kellegagi, kes oli nartsissist, siis ma tundsin, et oh my god, et see on nii nagu kodune tunne ja nii nagu hea tunne ja nii edasi, on ju. Et ongi täpselt selline emotsioon ja siis ma tunnen, et ma tahan selle inimesega nagu connectida, suhelda, on ju. Aga tegelikult lihtsalt ma olen harjunud selles samas dünaamikas olema ja ma kutsun seda sama dünaamikat enda ellu uuesti. Ja viimane nartsissistlik suhe oli nüüd 3 aastat tagasi. Ja see ei olnud enam pikk, see oli mingi 4 kuune umbes. Ja siis ma hästi kõvasin, sest ma olin nii kaua juba võidelnud, et ja ma mõtlesin, mida ma veel saan teha, sest nagu ma ei saanud sellel hetkel veel aru, et see on nartsissism, millega ma maadlen. Ma lihtsalt sain aru, et ma ei taha seda, see ei toeta mind, kõiki neid tundeid. Ja ma mõtlesin, mida ma pean veel tegema, et ma ei peaks siin olema, et ma ju ei taha seda, mul on ju mõistus olemas, ma võiks valida mis iganes muu asja, eks. Ja ma läksingi teraapiasse. Esiteks ma hakkasin väga kõvasti, kui mul varem oli dünaamika, et hästi varjata, mis mu kodus toimub, hästi varjata, mis mul suhtes toimub, ehk siis justkui kaitsta oma vanemaid, kaitsta oma perekonda, kaitsta, kellega ma siis koos elan, siis ma esimest korda mõtlesin, et ei, ma räägin nagu väga kõva häälega nagu kõigile, kes iganes küsib, ma lihtsalt räägin, et ta mulle ütles nüüd nii, mis tundub, et a la mustapesu pesemine või süüdistamine. Tegelikult ma tahtsin näha seda, et kui ma kuskil jagan seda olukorda, kuidas teine inimene reageerib, kas ta vaatab, et kuule, nii peakski tegema, nagu mina kodus tunnen, eks. Kui ta ütleb mulle halvasti, ja siis ma olengi, on ju. Või siis kuidas ta reageerib ja need reageeringud ei olnud sellised, et okei, suva ju, mul on ka samamoodi. Ei olnud selline, oligi, et mis mõtte sa. Et ei saa, et see ei olegi okei. Ja ma hakkasin veel tugevamalt otsima, miks ma selles olukorras olen. Ma läksin teraapiasse ja sealt me hakkasime nagu minema järjest tahapoole, et kus ma enda elus, et kus ma tundsin samamoodi, kus minuga käituti samamoodi, kus mis igas sarnased olukorrad olid ja siis järjest rohkem lapsepõlve poole, kuni me jõudsimegi sinna kohta, kus ma sain enda sisemusest aru, et need on need samad olukorrad, mis mul olid kodus kunagi. Ja siis ma sain nagu, vahepeal ma olin juba kahtlustanud, et see on nartsissism, aga siis ma sain lihtsalt kinnituse, et ma ei saa midagi valesti aru. Ja see ongi nartsissistlikud jooned ja see ongi see muster, mida mina praegu murran. Ja ma ei läinud sellest suhtest ära. Kui ma seda teada sain, ma mõtlesingi, et ei, ma olen siin suhtes edasi nii kaua, kuni ta toob minust nii palju asju välja kui võimalik, et ma ei ühenduks enam sellise inimesega, selle mustriga. Ja see kestiski umbes 4 kuud. Iga kord, kui ta mingi sarnane olukord jälle juhtus, kas ta tegi mind maha või mis iganes ta siis minu suhtes tegi, mis pani mind nii halvasti tundma, nii süüdi tundma, et mina nüüd jälle midagi tegin valesti, mina ei suuda olla piisav, mina teen seda liiga vähe ja nii edasi, siis ma läksin nagu, esiteks ma võtsin seda rahulikult, okei, ma saan aru, see on see muster ja ma hakkasin enda sees nagu otsima, et mida ma tunnen, mida ma selle tunde taga tunnen, see on muidugi natuke pikem see, eks ma üritan lühidalt seda praegu seletada. Ja te läksite nagu juurpõhjuseni tagasi ja siis hakkasite terapeudiga nii-öelda vaatama, kust see on pärit ja kust sa veel oled seda tundnud ja siis nägema neid sarnaseid mustreid erinevates suhetes, et siis sa said jälile. Ja enda sees murda seda algset juurpõhjust ja seda mõtet või seda sisekõnet, et miks ma selleni jõuan või miks ma sellist asja aktsepteerin.
Sest kui ma lähen mingi olukorra suhtes, et ma tunnen ennast süüdi, ma tunnen ennast maha tehtult, lähen sinna tagasi ja miks ma niimoodi tunnen ja siis miks ma niimoodi tunnen. Ja siis saan aru, et okei, see on see põhjus ja siis selle põhjuse tagajärjel ma mõtlen, et okei, aga ma saan nüüd aru, miks ma olen seda aktsepteerinud, aga enam ma selle tundega ei lepi. Ja siis ma teadvustan endale, mida ma valin. Ma ei vali seda, et mind on maha tehtud minu kõige lähedasem inimese poolt, kes peaks olema mulle turvatsoon. Ma valin selle, et mind ümbritsevad inimesed, kes võtavad mind sellisena, nagu ma olen, et ma ei pea tõestama ennast, ma ei pea tegema rohkem, ma ei pea hüppama üle oma varju, et sobida. Nüüd sa hakkasid tegelikult ise ennast aktsepteerima ja mõistma paremini sellise inimesena, nagu sa oled või millist inimest sa endas tahad luua. Ja siis sa said sellega nii-öelda paremini aru endast ja seeläbi anda enda info siis ka edasi. Ma saan aru, et sa tegid teraapias sellist protsessi. Jah, see oli küll sügavam ja seda nagu lõpuni ei jõua lahti seletada. Ja see võttis ikka reaalselt kõik see 4 kuud, mis ma selles suhtes olin, ma tegingi endaga tööd, ma käisingi teraapias. Meil oli selle teraapiatööga ka selline kokkulepe, et kui midagi just praegu juhtus, siis ma ka helistasin talle lihtsalt ja ta vastas mulle ja ütles, et oli toeks ja seletas, kuidas reageerida, kuidas käituda nii edasi. Ja ma ei teinud seda sellesse salajatma sellele inimesele, mis on hästi nagu selline võib-olla paradoksaalsem, ma ei tea. Ma rääkisin talle, ma olin nagu aus, ma ütlesingi, et ma käin teraapias sellepärast, et ma saan aru, et ma olen praegu narsissistliku suhtes. Ma täpselt niimoodi ütlesingi ja ma ei taha siin olla ja ma tahan aru saada, mis mu viga on, et ma siin olen. Ja ma niimoodi ütlesingi. Ja ei, ta ei jätnud mind maha, ta ei öelnud mitte midagi, see nagu selles suhtes. Ta nagu, mul tundus, et ta ignoreeris seda. Sellel hetkel, kui ma seda ütlesin, ta nagu ignoreeris seda. Aga siis järgmine hetk, kui esialgu olid sellised tavalised narsissistlikud sellised mustrid või mis iganes, kuidas ta siis käitus või nii edasi, siis kui ma hakkasin, mida rohkem ma hakkasin sellest rääkima, seda rohkem võttis ta sellise pöörde, et jah, ma saan aru, et ma olengi haige inimene ja ma nii tahaks muuta ennast, aga ma ei saa aru, mida ma pean tegema või ma ei oska lihtsalt sellega elada ja ta isegi nagu, ta läks väga emotsionaalseks. See tundus sul siiras või? Sellel hetkel see tundus, et kuigi ma teadsin, ma ei nagu lugenud, et nartsissisti ei saa muuta, et seda ei saa ravida, et see on mingi väga väike protsent, et ta, aga pigem mitte, eks. Ja mis jällegi näitab, et kui sügavale suudab nagu sellise isiksushäirega inimene minna, et ta näitleb, kuidas iganes vaja, ta räägib, mida iganes vaja, ta lihtsalt teeb, ta on mida iganes vaja Jumala eest, et tal oleks see kontroll minu üle. Et mina teeks nii, nagu tema tahab, et mina tunneks nii, nagu tema tahab. Whatever it takes lihtsalt. Ja mängiski selle peale ja lõpus ma ei olnud temaga enam suhtes, aga siis viimane selline murdepunkt oligi see, kus ma pidi lahti laskma sellest süütundest, et kuidas ma jätan ta niimoodi üksi, kuidas ma olen nii isekas, et ma näen, et inimesel on raske ja kuidas ma lihtsalt nagu ütlen talle, et saa nüüd ise hakkama ja mul on oma elu. Ja that's it. Ja see tundus nagu, et ma olen nii halb inimene, ma jälle midagi teen liiga, käitun halvasti, olen isekas, mis iganes. Seal tuli siis sinu järgmised kihid välja, millega tegeleda. Et kuidas see mahajätmine käib, et see on ka selline, et kuidas ma jätan sellise vaesekese, ohvrikese maha. Ja siis edasi siis ma sain selle mustri selles suhtes murtud, et ma enam uut nartsissistlikku suhet mu ellu ei tulnud. Küll aga, mis mul juhtus, ma hakkasin nägema kõrvalt,
kuidas keegi teine on nartsissistlikus suhtes, mis on nagu, oli minu jaoks hästi huvitav. Pärast mustri murdmist, noh, mul on neid veel olnud, mida ma olen murdnud, aga alati on selline tunne, et nagu ma oleks pilves või laksu all, et ma nagu oleks praegu esimest korda tulnud siia ellu. Järsku oli see, et inimesed hakkasid mulle naeratama, ütlesid, et oh my god, et sa oled siia, ma ei tea, uude töökohta näiteks, et sa oled nii oodatud siia, meil on nii vaja siit, sa teed nii hästi, mul on nagu. Kiideti sind ja tunnustati. Ja mul on nagu okei. Mis see konks seal on? Kas siit tuleb nüüd pauk? Ei tule pauk? Aha, ei tule pauku, okei. Siis ja et sa olid harjunud nagu sellega, et kui keegi kiidab või midagi head teeb või tunnustab sind, siis selle taga on nagu mingi konks või mingisugune kaval plaan või mõte, nagu ikka nartsissistlikes suhetes ju on. Ja siis ma hakkasin nägema kõrvalt inimesi, kes on nartsissistlikes suhetes. Ehk siis järsku ma olin, kas mulle tuldi rääkima, et üks tüdruk tuli mulle rääkima selliselt, et ta ei arvanud, et ta üldse mingi, lihtsalt niisama, et kuule, ma läksin sõbrannaga tülli ja siis ta tegi nii ja ta ütles seda ja käitus nii ja siis ma alguses ma lihtsalt kuulasin, ma ei osanud ka kohe seostada. Aga ma samal hetkel lugesin kirjandust nartsissismi kohta ja siis ma just lugesin mingit lõiku, ta just oli eelmine päev mulle rääkinud ja siis ma järgmine päev nägin ta uuesti, ma ütlesin, kuule, loe seda lõiku korra, kas see meenutab sulle seda inimest. Ja algusest oli see sama kaitserefleks välja, et ei, tema kohe kindlasti ei ole selline ja ta ei tee nii, ta on väga tore ja nii edasi. Siis mul oli, okei, siis on nii ja that's it. Ja läksin, istusin, lugesin oma seda raamatut edasi, siis mingi hetk ta tuleb mu juurde, istub ja ütleb, et tead, et tegelikult ta tegi nagu, ta ei selline, siis ta ütles seda, mingid muid storisid tõi sinna juurde veel sisse, mis on varem juhtunud ja räägib mulle ja siis mul on nagu, et kas sa kuulad ennast praegu, et sa ütled ju seda sama asja ja mul oli just mingi uus lõik oli seal raamatus lahti, et palun loe seda, et kas see meenutab sulle seda. Ja tegelikult veits ikka on. Ja kuni me jõudsimegi siis selleni välja, et ta tundis sellest täiesti ära ja ma jagasin enda lugu ja nii edasi. Ja siis mul oli juhus, kus ma lihtsalt nägin enda kõrval reaalselt, kuidas nartsissistlik inimene ütleb neid samu klauslit, samamoodi teeb maha ja nii edasi. Teist tüdrukut mu kõrval, kes täpselt seesama situatsioon, kus ma ise kunagi olin olnud, aga nüüd ma lihtsalt seisan siin ja see juhtub mu kõrval siin. Ja see oli ka mul nagu. Et sa oskasid seda märgata ja välja tuua? Jah, aga see ei olnud see, et ma pidin kuidagi ridade vahelt lugema seda, see oli konkreetselt ja konkreetselt mu kõrval ja see oli lihtsalt minu jaoks nagu vau, et kuidas elu ja mustrid ja kõik need töötavad. Et siis sa märkasid, et teistel on ka selliseid samasuguseid asju? Ei, muidugi teistel on selliseid samasuguseid asju, on igasuguseid lugusid ja veel hullemaid ja nii edasi, aga ise kogeda seda, et kui ma lähen mingist dünaamikast ja mustrist välja, et kuidas energeetiliselt võib mulle ka sellise olukorra kutsuda. Kus sa saad ennast panna sellesse positsiooni, et sa saad teisele peegeldada seda? Jah, saan peegeldada, aga vahepeal tuleb ka leppida sellega, et inimesed ei taha seda tihtipeale kuulata. Või ta ongi, ta ei ole lihtsalt endaga seal kohas, kus ta üldse mingid mustrid soovib murda või on sellega kuidagi ei ole piisavalt veel kannatanud. Võib-olla ka, aga et ma olen sellega hästi ettevaatlik olnud, et kui keegi soovib, ma tõesti räägin, peegeldan, jagan oma kogemusi. Aga ma üritan seda, kui see on esimene kord, ma üritan hästi delikaatselt seda teemat juhtida. Kui tuleb vastu selline, et ikka ei ja mul on kõik hästi ja mis asja, mis nartsissism, ei, keegi ei kontrolli mind, siis nagu olgu. Kui sa ei soovi rääkida, hea küll, aga ma olen siin, sa tead, milline ma olen, sa tead, mida ma võin jagada, on ju. Ja teinekord ongi inimesed ise tulnud hiljem minu juurde küsima. Ühte või teist. Jah, et saada sinult, kes sa oled nagu kogenud, saada sinult enda kogemust jagada teistega, et kuidas see tunne on?
Esiteks on see tunne, et ma ise tahan, et kui ma olen sellise kogemuse läbi teinud ja tänaseks selle mustriga murdunud, täna mul ei ole, ma olen suhtes, ma ei ole nartsissistlikus suhtes, täna on see, millest ma kunagi unistasin, et ma olen toetatud, ma olen hoitud, ma ei ole kuskil tagatoas luku taga, ma võin ennast analüüsida, aga ma ei lähe selleks üksi kuskile loodusesse, vaid ma võin seda teha oma kaaslasega koos, ma võin teha seda kõva häälega autos, kodus, köögis, süüades, kus iganes. Mul on just praegusel hetkel vaja, ma võin kõiki oma emotsioone välja elada. Ma olen alati vastu võetud, ükskõik mis juhtub. Ja ma tahaks, ikka tahad, et kõik elaksid nagu hästi õnnelikult, hästi täidaksid oma unistused ja nii edasi. Et kui mul on võimalus kedagi suunata, natuke toetada, koputada, et kuule, et see ei ole okei, ma alati teen seda. Et see on, ma arvan, et me inimestena, see on üks suur asi, mida me saame maailmas üksteise jaoks teha. Et ollagi olemas või näidata, lihtsalt jagada oma kogemusi ja kes saab sellest suuna millegi parema suunas, siis see on ju ainult suurepärane. Nii et sa oled tänaseks suutnud nii palju endas muuta tänu sellele, enda seda uskumust või enda enesehinnangut tõsta ja näha ära need konfliktsed olukorrad, mis sinus nii-öelda olid programmeeritud, kui sa olid juba madalast east, siis nüüd tänaseks sa saad elada seda elu, mida sa olid nii-öelda unistanud. Et kuidas sa teadsid teist elu või see, et sa ütlesid enne, et sul sisetunne midagi nagu valesti. Aga kuidas sa teadsid unistada teisest elust või kas sa nägid seda kõrvalt kuskil keegi või see enesetunne või sa uskusid lapsepõlvest siis nii madalast east peale, et midagi teist peaks olema või et see ei tohiks olla nii? See oli üks asi, ma olin hästi-hästi pisike. Ja see oli üks asi, mida mu ema mulle kunagi ütles, et kui sa kirjutad, ta ei olnud muidugi terve inimene, aga sellised asjad võivadki tulla ka teinekord, kust iganes suunast peab oskama märgata. Et kirjuta oma unistused paberi peale, pane see kuskil karbikesse sisse ja see läheb täide. See läheb nagu siuke muinasjutt, võib-olla ta ütles seda, mis iganes põhjusel on, aga mina võtsin sellest tookord nii kinni ja ma nii unistasin, ma vaatasin igasuguseid, ma ei tea, ajakirju ja mingeid filme ja neid Ladina-Ameerika seebioperi vaatasin, et nad on ikka nii ilusad, ma tahan ka kunagi nii ilus olla ja selline välja teha. Ma hästi kõvasti unistasin. Kus ta on nagu see juurpõhjus on, miks ma ei tea osalt öeldes, et ma olen lihtsalt alati selline olnud, ma olen ka praegu oma isiksuselt hästi selline unistaja, hästi selline natuke roosa manna. See on alati, ma lihtsalt tunnen, et see on osa minust ja lihtsalt ongi osa minust ja siis ma saangi seda jagada siis teistpidi teistele. Et sa jäid oma unistustele kindlaks ja hakkasid nende poole püüdlema, et kas või üksi ilma vanemateta ja kõigeta, et sa nägid, et see on vale ja hakkasid midagi teist tegema. Ja võib-olla see on ka selline kaitse või ellujäämis mingi refleks, mis sees oli, et mul on need unistused, ma tahan neid, et siis tuleb see refleks, vaata neid, mul tuligi reaalselt refleks hakata neid kaitsma ja võitlema nende eest. Ja praegu ka, kui ma nagu tunnen, et ma midagi tahan, siis mul ongi see tunne, et ei, ma võitlen selle nimel ja ma teen, aga kuidagi tänaseks päevaks on nii palju kergem juba, et ma ei pea teiste inimestega fightima, et mul on mingid unistused, ma pean lihtsalt, ma ei tea, kas rohkem õppima või tegema mingeid otsuseid ümber või mis iganes. Need on nagu nii palju normaalsemad asjad, mida ma pean tegema. Nii et sa kontrollid ise oma elu täna? Ja. Seda ei kontrolli enam keegi? Ei. Et selline läbituleks, sellest tõmbab nii palju julgust, et see on hämmastav nii noorena teada seda, et midagi võib olla valesti, aga ka teha mingeid liigutusi selleks, et see nõuab väga palju julgust. Kui sa selle julguse võtsid? Ma mõtlen ise ka ja see, et ma tulin lihtsalt kodust ära, on minu jaoks nagu, ma ei tea, kas ma täna suudaks uuesti selle sama liigutuse teha, et midagi juhtub ja ma lihtsalt tulen kodust ära.
Kas sul füüsilist vägivalda ei olnud? Vähesel määral, aga mitte, mul ei ole mingit traumat füüsilise vägivallaga. Et mul ongi see vaimne pool ja see nartsissism ja see rohkem. Kuidas sa täna kui minna tagasi sellesse suhtlusesse oma lapse isaga, kuidas see jagamine, et sa natukene seda alustasid enne, aga meil jäi pooleli, et kuidas see lapsega kokkulepped ja vanemlus ju tegelikult nõuab väga palju koostööd ja kokkulepped ja arutelud ja lapse tervise osas arutelud ja mõtted ja kinnipidamine mõlema arvamusest ja niisugune koostöö. Ehk et tavaliselt koostööks on vaja 2 inimest, kellel on empaatiavõime. Et kuidas sa selles osas lapsevanemlust? Seda koostööd seal ei ole. Et on endiselt seesama dünaamika, mis seal kunagi oli, kui mina olin temaga suhtes, et ta töötab vastu, mina unistan, tema töötab vastu. See ei ole kunagi muutunud, ma olen seda aktsepteerinud, et see nii on. Ta töötabki vastu, ma ei arvesta temaga kui lapsevanemaga, ma teengi asju ise. Ega ta väga ei sekku ka, ta ei küsi, et kus teraapias ma lapsega on käinud või ta ei küsi, et kuhu huviringi ta võiks sügisel minna või kuidas ta klassi lõpetas või samamoodi nüüd pidi, ma ei tea, võõrkeele lihtsalt valima, et ta läheb 5. klassi, et kas ta tahab vene keelt õppida või hispaania keelt. Ta ei küsi, ta ei tea, et midagi peab valima, seal ta ei osale, tal ei ole arvamust mitte kunagi selles osas. Aga me olemegi kõik lihtsalt leppinud sellega, samamoodi kui midagi lapsega juhtub, et ega laps ei pöördu tema poole. Et ta helistab kas mulle, ta helistab oma elukaaslasele, mõnele sõbrannale, kellele iganes, aga mitte kunagi lapse isale. Et mul nüüd juhtus, et palun tule aita, mitte kunagi. Ja see ongi nüüd selline huvitav osa, millega nüüd siis nagu tööd teha ja kuidas last võimalikult hästi nagu kaitsta ja toetada selles olukorras, sest see on talle kindlasti hästi keeruline. Et sa rääkisid ka, et lapsega oleks vaja tegelikult teraapiasse minna. Mis sa arvad, mis on need teemad, mis kõige enam vajavad nii-öelda lahendamist just lapse puhul, et kellel on nii-öelda kumbki vanematest nartsissistlike iseloomu omadustega või käitumismustritega? Ma tahaks lihtsalt last võimalikult palju kaitsta ja kuna ma ise ei pruugi kõike märgata või kõike näha ja reageerida ja see, mis seal, kui laps on lapse isa juures, ma ei näe ju, mis seal toimub. Ma ei näe, kuidas laps isa temaga räägib. Ma olen teinekord kuulnud läbi telefoni ja õnneks laps on seal väga vähest aega. Kui ta on soovinud sinna minna, ma ei ole kunagi keelanud, aga põhilisel ajal ta on ikkagi minuga. Aga see ongi, et keegi teine oleks kõrval, kes oskab sellises teemas käituda ega last võib-olla mind emana juhendada ja et me saaksime ka last aidata võimalikult palju, et ta ei oleks kunagi selles olukorras, kus ta on traumeeritud ja peab täiskasvanu elus hakkama mustreid murdma ja mõtlema, mis mul viga on ja miks ma olen katkistes suhetes. Ma tahan praegu juba täna selle töö ära teha tema jaoks. Et aidata tal mõista neid mustreid paremini. See on väga mõistlik, kui sa näed seda varasemas eas juba, et tal on see vajalik ja juba pakkuda teraapiat või psühholoogi nõustamist, et see on kindlasti väga toetav. Et sa ei jõua selleni täiskasvanu eas, vaid juba varases eas. Ja see lapse isaga see suhtlus on ka selline, ma suhtlen võimalikult vähe, aga ta on alati selline, et mina olen kõige halvem inimene üldse, tema on perfektne, tema teeb kõik õigesti, mina olen lihtsalt mingisugune, ta suudab mulle suure nimekirja koostada asjadest, mis mul on kõik valesti. Mina ei ole piisavalt olemas, mina ei mõtle mingid ATH-sid välja, mina ei osta lapsele piisavalt asju. Vahet ei ole, et tema, kui ta ostab, viimasel ajal ta on tõesti hakanud ostma, aga see on vau. Aga varem ta sai neid asju kuskilt tasuta või
et ei pidanud vaeva nägema, et midagi ta sai sealt, midagi ta nagu andis. Aga mis sa arvad, miks ta on nüüd pidanud hakkama vaeva nägema? Mis eesmärk see nüüd on? See tuli nüüd paari kuu jooksul. Ma lõpuks otsustasin, et ma panen alimeedid peale talle. Sest nagu, sest ta ei vastuta mitte millegi eest, ei tee mitte midagi. Ja siis ma mõtlesin, et nagu, et vahet ei ole, et ma saan selle raha koguda tütre jaoks. Varsti tuleb ju aeg, kus tal on põhikool lõpetatud ja nii edasi, raha on ikka vaja. Kuidas on teie suhteid muutnud peale seda, kui nüüd tal on vaja katta alimendid või elatis nüüd nimetame? Ma alles olen sellel teekonnal, et see alimendid talle peale panna, aga jah, ta ongi esimest korda ta ostis tüdrukule Nike dressid. Kui ta muidu ostis alati kaltsukast või sai tasuta asju, siis esimest korda ta ostis nagu, nägi vaeva. No, kas ta teab sinu mõttest elatist küsida temalt? Ja, ta teab sellest. Ja siis sellest hetkest hakkas ta nii-öelda rohkem panustama? Noh, näiliselt rohkem panustama, aga ma juba tean, et see ei ole nagu rohkem panustamine, seal on midagi muud taga. Ja sellepärast mis seal taga on? Kontrolli vajadus. Mitte midagi muud. No, nartsissistlikel isikutel on ka ju tegelikult väga omane see, et raha on nende selline valus teema. Raha on ju põhiline asi. No, raha läheb loomulikult kõigil vaja, aga neil on see raha, kui nende käest küsida elatist, siis lähevad asjad kuumaks nii-öelda tuliseks, sellepärast, et raha nad panustada ei taha. Neil on põhiprobleemid lastega, mis neil esinevad, ongi elatis ja tahtlik võõrandamine tegelikult, et seda tahtlikku võõrandamist meil Eestis veel seadusandluses kirjas ei ole, aga tegelikult võtab kokku üleüldiselt, mis asi see lapsega toimub või mida hakatakse strateegiliselt siis tegema, et kas sa oled midagi nendest märganud? Jah, ma seda just tunnetangi, aga mu sisetunne ütleb, et tal ei ole praegu sellist võimu enam, sest laps on juba saab 12 kohe. Ta on enamuse elust minuga elanud. Kui tuleb esile mingisugune, kas laps ise on manipuleerinud lapsega, midagi sellist, siis ja ma olen küsinud lapselt, et nagu, et kuidas sa tunned ennast, siis ta räägib sellest nagu ta oleks kõrval olnud, täpselt nagu mina seisin siin ja mu kõrval juhtus mingi nartsissistlik muster. Ta räägib sellest täpselt samamoodi, et teie tissi on lihtsalt kuri, sest ta saab valesti aru. Ta ütlebki sellised... Ta ei näe, et temas on viga või et ta ei näe, et tema tegi midagi valesti. Ta lihtsalt on, et ma ei tea, ta lihtsalt on kuri. Ta sai midagi valesti aru, tal on mingi asi, ta on kuri. Ja see on ka minu jaoks nagu, et okei, et niipidi saab ka. Jah, et see on selline tervislik või terve mõtlemine, et sa suudad näha ennast teisest eraldi. Et see nartsissistlik isik sind ei mõjuta, kuigi ütleme, et see isa tütart ikkagi mõjutusala seal on kindlasti. Ja sellepärast ma tahangi mingit toetuspinda talle rohkem või teadlikkust, kuidas käituda. Teadlikkust. Ma otsingi seda siis läbi teraapia. Siis on otseselt ju seotudki selliste psühholoogiliste maneeridega elus ja ma usun, et sealt leiame mingisuguse mingid teadmised, kuidas siis lapsele toeks olla. Oled sa pannud tähele ka nagu sellist, tead sa sellest tahtlikust võõrandamisest? Ma olen eemalt lugenud lugusid, kui teistega on see juhtunud. Et see tahtlik võõrandamine oled sa märganud selle puhul, ma ei hakka üldist võib-olla neid kõike siia välja tooma, seal on, mis sinna alla käib, toome lühidalt, et ühte vanemat hakatakse teadlikult maha tegema, teda ei ole vaja, teda ignoreeritakse, ta ei ole oluline
eks ole, kõik selline nagu mõttemustrid kuvada siis lastes see uskumus, et teine vanem on hüljanud, eks ole, meid või noh, et meie oleme nagu pere, aga teine vanem enam ei ole. Ehk et perekonnast välja lükata teist vanemat ja jätta natukene nagu kuvand, et tema on see õige, tema teeb kõike õigesti, teine vanem ei saa hakkama, on vale, teeb kõike valesti. Et kas sa sellist kuvandit oled pannud tähele, et ta tahab sinust vormida? Ja see on läbivalt olnud kogu aeg, aga ja laps on tulnud koju lapsisa juurest ja öelnud, et teeme, see ei ole võimalik, et sa ülikoolis õpid. Et mul ise ütles, et see ei saa olla, et sa õpid ülikoolis, sa käid tööl, et ainult ühte asja saab teha. Ja kui ma olen kooli ära lõpetanud, siis ta on tulnud öelnud, et ise ütles, et haridus on mõttetu, et õppima ei pea, et sellega ei ole mitte midagi. No samamoodi, et kindlasti ta ütleb seda nagu kui mina otseselt lapsisaga suhtlen, siis ma saan ikka nagu korraliku. Täpselt selline déjà vu minul, et samamoodi lastele, et haridus ei ole oluline, 3 on okei. See, et sa istud siin maal, eks ole, oled siin, et sellest ei ole midagi, sa ei peagi kuskil käima, sul ei olegi vaja silmaringi arendada, sul ei olegi vaja tegelikult kuskile jõuda, et piisab sellest, et me sind ei peaks distsiplineerima või ei peaks nagu, lapsi on vaja tegelikult ju öelda lastele, mis on õige või mis on vale, et nende enda jaoks, mitte selle jaoks, et kuidas mina vanemana ennast tunnen, eks ole, või teine vanem, et just selle koha pealt, et mis on tegelikult lapsele parem, et kui teine vanema osalus või mõtted või ideed on ka lapsele head, siis neid võiks soodustada, aga nartsissistlik vanem seda ei tee. Ja nende piiride osas ka ma olen juba korra sellega võidelnud, et laps läheb sinna, ta ei pea mitte midagi tegema, ta ei pea koristama, ta võib terve päeva arvutis istuda, mis on nagu, kui sul on ATH, siis ei toeta sind vastupidi, sa töötadki vastu. Ja ühesõnaga tal on kõik lubatud, tagajärgi ei ole, nii edasi. Ja siis tuleb minu juurde ja siis tundubki, et minu juures on nii nõme, et ta peab koristama, ta peab õppima, ta peab, lihtsalt peab tegema midagi. Minu laps veel ütles kunagi, et issand jumal, et tahab panna mind nagu orjatööd tegema. Ma mäletan, see oli siuke, ma seletasin pärast seda, et miks on vaja kodutöid teha. Et justkui hästi palju pead seletama või arutlema läbi iseenesest mõistlikke asju, mis perekonnas ühiselt tehakse. Aga jah, et see on nartsissistliku vanema siuke tahtlik võõrandamine, ma kutsun seda lühidalt niimoodi, kuigi meil meil on küll selle kohta kirjutatud ja väga palju artikleid, aga meil ei ole veel seadustes seda kahjuks. Aga võib-olla ühel hetkel jõuame me nii kaugele ka, et seda saaks lühemalt nimetada. Igal juhul sellised märgid, mida nad teevad, et see on ka üks asi, milleks kindlasti on vaja käia ka psühholoogi juures, eks ole, ja toetada last sellest, et näha, et mõlema vanemaga suhtlus on oluline ja teist vanemat maha tehes me ei saavuta ju, see on tegelikult ju nagu lapsik või madal mõtlemine, et kui ma teen teist vanemat maha, et siis ma justkui olen nagu parem, aga see on selline, see on nii madal, eks ole, et pigem selline mõtlemine ju, kui ma teist toetan ja teda ka arvestan temaga, siis ma ju tegelikult tunnen ennast ju ka peaks tundma paremini, aga nartsissistlik isik seda ei näe, et siin ongi selline häire. Ja nüüd ongi, et laps on juba suurem ja kui ta oli väiksem, siis aitas see, et ma nagu selgitasin talle, et jah, et sa saad koolis hästi õppida, ja siis sa saad hiljem minna, teha seda tööd, mis sa tahad, ja sul on hästi palju uksed lahti, et siis ta kuules seda rohkem. Aga nüüd vist vanusega tekib ka see, et tal tekib juba oma arvamus, tekib juba see, et äkki ikka ei pea õppima, äkki ikka saab muud moodi ja siis ta leiutab oma peast mingi viisi, et okei, et aga ma teen selle, siis ma äkki ikka ei pea õppima või äkki ikka ei pea koristama. Ma ei tea, ma mõtlen koristusteenuse näiteks tulevikus kogu aeg, ma ei pea koristama. Ja nüüd seda selgitada ja nüüd võib-olla, kuna ta on ka natuke vanem, natuke rohkem selgitada talle seda, et millega ta tegelikult, mis olukorras ta on.
ja edasi natuke õpetada talle, et kuidas ta saab ise enda eest seista, kui ta sest seda ei juhtu, et ta mitte kunagi ei lähe rohkem lapseisa juurde, et ta on ikkagi tema isa ja ta ise ka, ta tahab sinna minna, ta tahab seal olla, tal on see samamoodi oluline ja me ei ole keelanud. Aga jah, et seda siis omalt poolt toetada ja et selle oleks võimalikult väike mõju, et see mõju paratamatult seal on. Aga siis omalt poolt seda piirata. Et sinu ja lapse vahelist suhet ka toetada sellega, et lapse kuvand sinu suhtes peaks säilima ikkagi adekvaatne. Et see on ülioluline minu arust sellistes suhetes märgata juba varakult. Ja siinkohal aitabki enda lapsega selline hästi lähedase, hästi usaldusliku suhte loomine ja alati nagu olla ma lapse poolt ükskõik, mis on, ükskõik, mida ta korda saatis. Ma olen nagu alati sinu poolt, ma ei karista sind, vaid ma toetan sind. Mõnikord see toetus, ma ütlen, sellistes kohtades tundub teisele vanemale just vastupidi, et sa karistad, teine vanem lubab kõike ja üldse ei too nagu välja seda, et mis on vale. Et siin ongi nagu minu arust see vanem, kes siis võib-olla tahab tuua just välja seda, et mida sa ka tegid valesti, siis narsissistlik vanem minu arust ei too seda välja. Et see on siin see konks minu arust, mida tuleks nagu märgata, mida me tihti ei märka. Et kui me ka püüame kõike öelda, et sa teed ka jube hästi, eks ole, ja teine pool ka selle, eks ole, siis mõlemad nagu pliisivad seda last, aga tegelikult lapsele ei ole vaja, tal ei ole seda võimekust ega oskust analüüsida. Me peame aitama tal märgata, mis on nagu õige või mis on vale. Ja siis ongi see, et sa võid olla tema poolt, aga mida mina olen märganud ka vanemluses, et see tegelikult viib teda veel rohkem sellesse narsissistlikku külge või valesse iseenda sees, kui ma kõike kiidan. Ja selles lõksus ma olen ka kunagi olnud, et kui laps oli väiksem ja see selline dünaamika kõik algas, siis ma olin ise ka veel narsissistlikus mustris ja mulle tunduski, et ma peangi tegema rohkem. Ongi, et see laps ise teeb mind seal kõrval maha, teeb minule mind maha, teeb lapsele mind maha ja siis mul ongi siuke tunne, et okei, ma peangi rohkem on ja lõpuks ma jõudsin ka selleni, et see ei saa selline olla, et me lihtsalt teenindame mõlemad last, vaata, et on igal pool nagu fine dining restoranis, et me kõik teeme sulle ja nii edasi, ja siis tuligi need piirid mängu. Tegelikult sul on ikkagi piirid, sa pead, ma ei tea, koolile keskenduma, mis iganes on need tema poolsed kohustused, on ju. Mis on tegelikult tema heaoluks, aga suht nagu sellises vanuses nagu ka varajane teismeiga või teismeiga, siis nad tahavad minna seda kergemat vastupanu teed, mis on siis tegelikult selle narsissistlikule vanemale ideaalne sild nagu juba varasemalt sillutatud sellele, et kuule, et minu juures saad sa kõike teha, sa ei pea midagi tegema, sa ei pea huvihariduses osalema, sa saad 3-dele õppida ükskõik, et siis see on selline kaval viis, kuidas saada siis laps enda poole ja öelda, näed, et vot, see on sinu ideaalne tulevik. Ehk et siit tulevik ei tule, aga tuleb lihtsalt järgmine ohver ja selline kontroll jätkub. Ja, täpselt ja sellega ma seisin silmitsi siis, kui laps läks alles kooli ja me saime selle ületatud, nüüd tuleb seda teha uuesti, ta kasvab, ta unustab neid maneere ära ja ta saab vanemaks, ta tekibki see oma isiksus, oma arvamus, mis võibki kalduda sinna poole, et okei, ma siis ei õpi, ma ei korista, ma ei tee midagi. Ja siis ikkagi saada seda sinna poole tagasi. Aga kes lõpuks vastutab? Vastutad ikka ju sina. Et lõppkokkuvõttes isegi, kui see teine vanem siis saab enda poole, selle poolehoiu, ega lõpuks see, et koolis hinded ei ole hästi või siis lõpuks ei ole tulevikku, vastutab ikkagi see teine vanem, sest et karistus on ju süüdistada sind nii-öelda nagu selles mõttes, see on see loomulik karistus, et kui sa ei ole minu järgi ei tee, ei ole mu kontrolli all, siis ma sind karistan. Ja selle jaoks ma olen alati olnud nagu hästi avatud nende teemadega. Ma olen ka koolis igal pool öelnud, et jah, ma olengi sellises olukorras. Samamoodi kui mingi, kuna mu laps ise on vahepeal ka sotsiaaltöötajatel midagi kaevanud, siis ma olen ka öelnud, et jah, aga see ongi selline olukord. Ja ma võitlengi sellise asjaga, see ei olegi nagu selline... Kuidas sulle tundub, kas nad on mõistnud lastekaitse ja sotsiaaltöö?
ma ei ole kindel, aga vähemalt nad on mind rohkem mitte nagu tülitanud nende teemadega. Et aasta aega tagasi oli ka, kus mul tehti jälle mingi kodukülastus, et nagu ma ei mäleta, mis see lapse isa enam ütles, aga midagi ta seal kaebas ja mul tehti, me tuleme sulle nagu mitte sellise viisil, et kas teile sobib, et tuleme teile koju vaatama ja nii edasi, vaid ikka selline, et me rakendame vastavaid meetmeid ja me tuleme teile kodukülastusele ja homme kell 8 olge seal olemas. Ja ma võtsin neid vastu ka täpselt niimoodi, et okei, tulge vaadake, aga nagu ma ei näinud vaeva, et nendele midagi näidata. Ma ütlesingi, et see ei ole nagu tavapärane mingi olukord. Kui lihtne või kerge on üldse, mina olen pannud oma klientide puhul tähele, et väga keeruline on üldse selgeks teha ametnikele, et selline olukord on. Et nad justkui see, kes läheb, räägib, et issand, see teine vanem on, ma ei tea, kohutavalt, ma ei tea, mingi vägivaldne ja mõtleb seal kõik asjad välja ja seda justkui nagu usutakse ja reageeritaksegi niimoodi, et justkui sa oledki see kõige viimane mingisugune asotsiaal ja ühesõnaga selline mingi vägivaldne ja nii edasi, et sellele justkui reageeritaksegi nii, et kas nad siis tõesti usuvadki esmapilgul kohe või et see on lihtsalt ongi selline vaja kontrollida kiiresti, et kui selline pöördumine on tehtud. Jah, nad lihtsalt usuvadki ja nad tulevad kontrollima mind, aga konkreetselt see sama ametnik, kes tuli mu kodukülastust tegema, kui ta küsis lapsi isa käest, et selle mingi Rajaleidja ATH kohta, siis lapsi isa vastas talle nagu reaalselt laps oli sellel hetkel 11, mis asi on Rajaleidja. Lihtsalt niimoodi ja tal on lihtsalt mind tullakse, kontrollitakse, mul on mitte midagi, sest ta isegi küsib mult, et kas lapsel on voodi olemas või on nagu, no mida sa arvad, et nagu ei ole siis või et nagu no enam ei jaksa sellega tegeleda ja kogu aeg tõestada ja nii edasi ja kuna ma seda mustri, ma sain ka aru, mis asi, mis muster see on ja miks ma selles olukorras olen ja mul ongi lihtsalt see tunne, et ma ei tegele sellega kõik, et nagu kui sa arvad, et mul on, ma ei tea, ei ole lapsele elutingimusi ja nii edasi, okei, aga mina ei hakka sellega tegelema. No siis on nagu lihtsalt ju tegelikult, kui ta on teadlik, et sul on kõik see võimalus olemas, oled hooliv vanem, et see on ju lihtsalt pahatahtlik kius. Jah, ongi. Et kiusata sind, et mis sa arvad, mis enesetunde ta sellest siis saab, kas ta õhtul siis nagu, ma ei tea, lööb sõbrannaga klaasi kokku, teeb sampuse lahti, ütleb, et issand, kui äge, sain jälle kiusata seda vanemat, et jube äge, ma tegin oma lapsele ikka nii suure teene, et olen nii õnnelik, et kuidas sulle tundub, et me oleme vahepeal siin naljatanud, et see tunne nartsissistlikul isikul ära teha kellelegi seda kiusu, et see on lihtsalt uskumatu, kuidas keegi nagu tahab seda teha, et ta saab sellest naudingut, et see on kohutav isiksushäire. Ja mulle meeldib, et kuidas just paar nädalat tagasi lapsi isa konkreetselt seda sama kodukülastust kasutas minu vastu, öeldes, et nagu näed, et sotsiaaltöötajad käisid sinu juures nagu kontrollimas nagu, no jah, aga ma isegi viitsin talle seletada, milline see välja nägi. Ma lihtsalt ütlesingi, et vabandust, et see, aga see ongi see, et mind kontrollitakse, kui ma ütlen, et see lapsi isa on selline, ta on alati selline olnud ja siin ei ole mitte midagi teha. Ja öeldakse, okei. Ja see sotsiaaltöötaja kaob ära, ta ei kirjuta mulle enam kunagi. Ja sellega piirdubki. Lihtsalt ok. That's it. Aga kui lapsisa karjub minu suhtes midagi, mis iganes ta ütleb ja vahet ei ole, et ta sinna järgi isegi ei tea, mis olukorras laps on või kus koolis ta käib või mis iganes tema toetamisega seotud küsimus ja nüüd ei tea nendest asjadest mitte midagi. See ei mõjuta mitte kedagi, selle lastekaitse nagu sellest minule ei tule rääkima. Lapse isa ta ei lähe kontrollima. Mis sa arvad, kas need ametnikud ise vahel või psühholoogid või kas nad ise kardavad ka neid isikuid või? Võib-olla sul on selline mentaliteet, et kuna sa ikkagi teed oma tööd, siis sa tahad selle nagu lihtsalt ära teha, kui sa pead hakkama selle nartsissismiga tegelema seal, siis võib-olla sa lihtsalt ei viitsi minna nii sügavale selle teemaga. Seda ma olen ka sellest aru saanud, et tegelikult sotsiaaltöös ei ole seda teadlikkust ja lastekaitse on ise öelnud, et neil ei ole seda võimekust tegeleda siit edasi.
et neil on võimekus nagu nii-öelda üle kontrollida, et lapsel on söödud või nii edasi, et mingi miinimum täidetud, eks ole. See ongi miinimum. Aga see ongi lastekaitsetöö, edasi on siis on juba advokaadid ja psühholoogid ja siis tulebki järgmine samm teha. Et sellest on jah kahju, et vahel seda ülemäärast võimu saavad nad nagu kogu aeg juurde, aga tegelikult see meie enda Eesti kodanike noorte kahjuks, kes üles sirguvad siis nartsissistlike vanemate käe all. Jah, ja need, mida jälgitakse, see, et kas on moodi olemas ja nii edasi, see on nagu nii nartsissist võib ka osta selle üldse tänasel päeval, kus meil ei ole enam, ma saan aru, on veel sellist vaesust ka siin eksisteerib, aga kui sa vähegi käid tööl, sa vähegi näed oma eluga vaeva, siis sul on kõik sellised baasasjad olemas. Et see ei tõesta mitte midagi, see on lihtsalt see fassaad, lihtsalt need füüsilised asjad, aga see ei tõesta, kas laps on toetatud või kuidas ta sinu vanemluse tegevuse järgi nagu kasvab ja nii edasi, et see ei tõesta mitte midagi, see on lihtsalt see füüsiline voodi, see on lihtsalt see füüsiline toit ja see on natuke nagu minu arust ka jääb see nagu vanaaegseks see suhtumine, et tänapäeval juba meie ühiskonnas me ei ole enam 30 aastat tagasi, kus võib-olla pidigi näitama, et sul on voodi ja et sa oled ise kaine ja nii edasi. Tänapäeval see vaimne terror on nii palju uus tase, mis rikub meid inimestena, meid vanematena, meid lapsi, et see peaks olema küll jah, järgmine tase. Mulle tundub, et tegelikult paljud on hakanud selles suunas liikuma ja seda nägema nii palju rohkem ja see meie podcasti või meie vestluse mõte on ka siin täna jällegi tuua seda teadlikkust rohkem inimesteni, on need siis ametnikud või siis lihtsalt need inimesed, kes selle all on kannatanud. Igal juhul, Helen, suured tänud sulle. Me saime rääkida ka natukene vanemlikust võõrandamisest, tahtlikust võõrandamisest ja see oli ka väga oluline topik, et sellega algust teha, sest meil on veel järgnevaid podcast'ega tulemas, kus me selle teemaga lähme edasi ja arutleme. Igal juhul suured tänud sulle ja saame teinekordki suhelda, et kuidas sul teraapias lapsega läheb ja kuidas sul vanemlus läheb. Et see on... Aitäh sulle!